No tere, teeme siis Keeru T18 väikse videotuuri. Et hetkel olen siin majast väljas. Nagu näete, tegu on niisuguse tupiktänavaga. Ja näitame teile täpsemalt siis millega tegu on. Et meil on siin alustuseks 2 autoväravat. Siin on esimene värav. See käib meil lahti manuaalsel viisil. Ja kui sinna zoomin sisse, siin on meil siis värav, mis käib automaatselt lahti, et saate oma autot sisse tuua. Vaatame ka aeda. Aed on meil 600 ruutmeetrine, isegi natuke rohkem, kas on äkki 603, täpsustame üle. Aga suures pildis nii ta on. Maja väljast fassaad on siis meil üle krohvitud ja soojuspidavus on pigem mõistlik majal ja väljast näeb ta ka viisakas välja. Krunt ise meil väga suur ei ole, aga siiski teeme tiiru peale. Et haljastuse mõttes on siin nagu väiksed puud, mis eraldavad teid naabritest. Ja selline ta siis meil väljast välja näeb. Nagu näete, meil on siin ka päris palju rõdupinda. Ja siin selline väiksem puust rõdu. Krundi piiri pealt voolab ka läbi meil oja. Ma ei tea, kas siin kala saab püüda, aga vett meil igatahes siin on. Nii, selline ta välja näeb, et kui te mõtlete, et kus siis päike tuleb otse idast, mis peaks olema seal suunas. Näitan kas neid ilmakaari siis, kui jõuame majja sisse. Ja siin siis tegelikult veel üks autovärav. Siin nurga taga. Ja siin siis garaaži uks. Saate minna siis garaažist sisse ja välja. Ja piilume ka sisse. Esimene korrus on meil, terve see maja on tegelikult ikkagi ju eluruum, aga esimene korrus on meil natuke madalam. Kui te mõtlete, et kui kõrge see lagi siin on, siis mina mõtlesin oli 2,17. Aga siin siis tuulekoda. Esimene selline suurem esikuruum ja teemegi siit äkki tiiru peale, et siin selliseid väikseid panipaikasid koridori ümber küll ja veel. Et siin see üks panipaik. Siit pääseb üles, kuhu me kohe varsti lähme. Siin on siis suurem sauna eesruum. Pesuruum ja ka siis saun. Peaks olema puuküttega. Siin on siis ajutine või mis ajutine või köök. Vanem köögiruum. Näete, siin on vana õhupuhasti veel ja selline ta välja näeb. Et igaüks siis teab, milleks seda tuba on hea kasutada. Ja viimasel lähme ka garaaži, kus on meil ruumi küll ja veel, siin ka siis eraldi veel WC. Garaažis on ka meil olemas kanal inimestele, kes soovivad oma autot remontida või mis iganes asju teha. Siis selline võimalus on ka olemas. Kui ma näitan teile veel tehnosüsteeme, siis meil on siin, nagu näete, kanalisatsioon on vahetatud püstakud ja elektrikilp peaks olema ka värskendatud. Küttesüsteemiks on meil siis siin hetke kasutatakse puukütet, aga seda saab ka ümber lülitada gaasikatlale, et siin on tegelikult mõlemad võimalused olemas. Et süsteem siis näeb välja siin selline ja gaasikatel on meil siin. Ja nüüd vaatame siis teisele korrusele. Lähme siit trepist ülesse. Ja teine korrus on tegelikult hästi mõnusalt avar. Pigem kõrged laed. Ja olengi siin nagu elutoas, mis on päris suur.
hetkel on meil siin suur elutuba ja 2 magamistuba, kuid mina arvan, et seda planeeringut on võimalik natuke ümber teha. Vaatamegi siis neid magamistubasid. See on meil suurem magamistuba. Vaatega maja ette. Ja vaatame ka teist magamistuba. Ja see on siis meil nurgapealne magamistuba. Samamoodi vaatega maja ette. Aga kuna on tegu tupiktänavaga, siis koht on pigem privaatne. Siin on meil siis WC vannituba, siin on dušinurk ja siin vist oli neil kunagi äkki aurusaun või mingi mõte selleks. Pean rumalalt juttu, siin on vann tegelikult, siin on vanni koht ja päeva lõpuks igaüks saab ise vaadata, mis ta tahab siia panna. Siin all on paneelid muidu olemas, aga hetkel on need lahtised. Siin on siis meil süsteem, millega saab reguleerida põranda soojustust. Teisel korrusel on meil igal pool põrandaküte. Esimesel korrusel on radiaatorid. Ja vaatame ka siit veel rõdule. Võt selline pigem ruumikas rõdu. Kui te mõtlete, et kuidas seda planeeringut siis ümber saab teha või ühte tuba näiteks lisada, siis ma teile seda kohe näitan, aga esmalt lõpetame selle ülemise korruse videotuuri ära. Ja siin siis on meil päris ruumikas köök, nagu näete, kus on meil kõik vajalik tehnika olemas. Ahi, pliit, nõudepesumasin ja päris mõnusalt suur laud. Ja köögist on vaade siis meil maja külje peale. Kui me räägime ilmakaartest, kui te küsite, et kus siis tuleb hommikupäike, õhtupäike, et meil hommikupäike põhimõtteliselt tuleb siit nurgast, ehk siis me oleme praegu elutoas ja me saame päevapäikest, saame siis mõlemas magamistuppa ja õhtupäikse või kõige pimedamad pooled on meil vannituba, eks, ning köök. Kui soovite siia just tuba juurde, siis mina enda silmis olen head lahendust näinud. Ma lihtsalt tooksin võib-olla köögi siia poole, kuna see elutuba on tegelikult päris suur. Tooksin võib-olla köögi siia nurka siis ja lihtsalt teeksin sellest toast eraldi seisva toa. Et sellised mõtted on. Nii et nii ta sai. See on selline pigem ülevaatlik videotuur. Kui on küsimusi, ideid, mõtteid, soovite maja vaatama tulla, siis olge hea ja võtke minuga ühendust. Aitäh vaatamast!